nagu ma ütlesin, ma jälgin sind Facebookis täna, aga sa oled ilmselgelt Eestis üks võib-olla tuntumaid inimesi. Ma ei kujuta ette, sa ei saa minna kuskile avalikult kõndima ilma, et keegi ei vaataks tagasi või kui sa käid kuskil söömas, ma kujutan ette väljas, keegi kindlasti loeb sinu neid ampsusid ja vaatab pärast, et mida sa söönud oled, aga loomulikult ma tegin sinu kohta sellise tagasivaate, et kus sa pärit oled ja mis sa teinud oled. Ja seal tekkis selline huvitav küsimus või selline loogika jada nagu katkemine, et sa alustasid Tartus, õppisid kunstikoolis, eks ju. Siis sa läksid Eesti Kunstiakadeemiasse moekunsti õppima. Siis loogiline mõtlemine ütleb, et okei, me leiame siin nüüd Molberti tagant, aga siis oli justkui avalikus pildis mingi vaikus ja siis tekkis telemaastikul üks inimene, siis te hakkasite tegema tolle ajastu, pean ütlema subjektiivselt, et kõige paremat huumorit. Ja siis oled Eesti võib-olla ütleme kõige populaarsemate või vähemalt top populaarsemate telesaate juht olnud. Samas sa olid ka kaitseväelane, sa käisid poliitikas, et kõik kihid käisid nagu läbi ja nüüd sa oled justkui tagasi selle alguse juures. Nii palju, kui mina olen aru saanud, ma olen sind jälginud ja neid kunstiteoseid näinud, mida sa oled teinud. Et kuidas sa tunned, et kas ring on täis ja nii-öelda this is it või siis see on lihtsalt mingisugune faas, et võib-olla sind võib näha veel poliitikas või lähed äkki kaitseväkke tagasi või kuidas sa ise tunned, et kus faasis sa praegu oled? Tead, see on päris huvitav, et sa ütled, et ma olen nagu ringiga kuskil tagasi. Ma ei ole seda mitte kunagi niimoodi mõelnud. Et ma ei ole küll ühtegi nii-öelda tagasipööret siiamaani elus teinud, et ma olen teinud alati mingisuguseid jõnkse. Vahetanud valdkondi ja nišše ja selliseid muid asju, aga ma ei tea, kas ma ringiga tagasi kuhugi tahan minna, sellepärast, et mul on üks niisugune, kuidas ma ütlen, ma ei taha, et see kõlaks uhkelt või eputavalt, aga ma olen kuidagi harjunud niimoodi mõtlema iseenda tegemiste peale, et ma teen seda, mida ma tahan, mitte seda, mis mul välja tuleb. Ehk siis, et ma ei anna nagu juhusele väga mingisuguseid võimalusi, kuigi ma usun, et juhuseid ei ole olemas, aga ma ei anna juhustele selles mõttes nagu niisugusi võimalusi, et vaatame, mis saab või äkki tuleb välja, et siis ma saan öelda, et see oligi mul niimoodi mõeldud. Ja ma ei tea, täna, kui ma vaatan seda kunsti asja või kunsti poolt, siis mul ei ole nagu sellist, mul ei ole sellist kitsast ideed, et ma tahaksin kindlalt saavutada mingisuguse oma väga äratuntava käekirja, mida õukonna kunstikriitikud kuidagi nimetaksid siis mingisuguseks uueks avastuseks või mingis kunstilise vormi väljendamiseks või midagi seesugust. Et ma pigem nagu teen seda, et kui ma võtan kätte ja hakkan maalima, siis ma tahan proovida, mis mul välja tuleb. Ma tahan proovida, kas ma suudan sellega hakkama saada. Ja niimoodi ma nagu siis ütlen, et ma pigem ei ole õige, et ma matkin või et ma kopeerin, aga ma teen seda, et ma üritan kirjeldada nagu tundeid erinevate käekirjadega. Et ma olen olnud uhke selle üle kogu aeg, et mu ema on mind õnnistanud geenide poolest ilusa käekirjaga. Ja see oli mulle lapsepõlves juba kasulik. Ja praegu on ka nii, et ma pean ennast nagu käeliselt võib-olla, et siis kõige võimekamaks selles mõttes, et ma ei ole väga hea parodist, nagu enda sõber Henrik Norman näiteks. Ja ka mitte väga hea näitleja, nagu Eestis neid on ikka tuhandeid ja või mitte tuhandeid, vähemalt 10 väga häid näitlejaid. Aga selles kunsti tegemise, mis ma praegu teen, olen ma... Yes. Et selles praeguses kunsti tegemises ma olen nagu kuidagi rõõmus, et ma teen mingi liigutuse ja siis mulle hakkab tunduma, et aga kui ma tahan, siis ma ei võistle Repiniga või Rubensiga või veel mitmete selliste nagu tõeliste meistritega. Aga ma ei karda olla üleolev ja öelda seda rahulikult välja, et kui ma vaatan tänast moodsat kunsti, siis andke mulle lõuendit ja purkidega värvi ja küll ma seal niimoodi perseli püherdades suudan samasugust moodsat kunsti luua ja mingeid udupeeneid pealkirju välja mõelda. Ja kui see oleks nagu väljakutse, siis ilmselt tegeleks sellega, et kui tahaks ennast nii-öelda sellena maha müüa või kuidagi nii-öelda pensionipõlveni või surmani kuidagi hästi müüva kunstnikuna nagu elada, eks ju.
et see ei ole päris see, et noh, et kõigil ei saagi meeldida ja bla, 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 aga selles on minu jaoks nagu vabadus, et ma ei pea midagi tegema, mida ma ei taha. Et mul selles mõttes ei ole vaja teha seda kunstis ega ka mingisuguses sõnalises väljenduses, et ma ei räägi sellest, millest ma ei taha rääkida või ma ei joonista seda, mida mulle ei meeldi joonistada, eks. Umbes nii. Selles valdkonnas vist ei saagi väga öelda, et või kuidagi raske on võistelda sellepärast, kuidas sa määrad selle paremuse. Et mis see nagu hea on, et kes oskab väga hästi hobust joonistada või kes suudab väga abstraktse mingisuguse kujutise luua või siis kes loob mingisugusele huvigrupile mingisuguse emotsiooni selle pildiga. Et pigem on see originaalne teos, et mis sinu sees tuleb, see tunne on ju, ja siis sa väljendad seda läbi selle tegevuse. Nojah, just mõtlen, üks just selline suhteliselt tabav näide on minu meelest see, ma tean sellest vähe, ma ei tea selle loo tausta ja ma ei tea sellest kunstnikust ega sellest story'st praktiliselt mitte midagi. Aga ma olen nagu seda meelt, et see üks mingi niinimetatud taies, mis keegi pani kuskil selle MacGyveri teibiga banaani seina peale või kuskil näitusel, eks ju. Et noh, muidugi seda saab ilkuda ja selle peale saab pahandada ja mida kõike veel, eks ju. Aga kui sa oled maailmas esimene, kes paneb MacGyveri teibiga banaani seina peale ja tekitad sellega rahvusvahelise furoori, siis oled see tegija. No. Et selles suhtes on see nagu, noh, kuidas ma ütlen, on see nähtus. Aga selle nähtusel on see teine medali pool, mis on natukene selline nagu kõhedust tekitav ja see on see, et kui ühel hetkel kunstist saabki mitte enam ilu või väljenduse loomine, vaid temast saab mingisugune vahend oma tuntuse või väljapaistvuse või siis erilisuse demonstreerimiseks. Et see puudutab, noh, ma ei tea, et ma õppisin Erkis moodi, siis sellel ajal oli kuidagi viisi nii, et ma õppisin seal 93 lõpetasin Erki. Et siis nagu meie selles Erki moe ja tekstiiliga teedris käisid need inimesed, kes seal õppisid nagu, nad käisid riides niimoodi, et tänaval võis aru saada, et ta võib-olla on selline inimene, kes oskab hästi õmmelda või tal on nagu hea maitse või midagi seesugust. Aga nad ei käinud või noh, me ei käinud sellel ajal. Ma ei tea, ühes jalas punane, teises jalas sinine sokk ja juuksed rohelised ja nina rõngas. No, meil ei olnud seda välist nähtumust nii väga vajalik, sest et noh, kuidagi rohkem köitis see sisemine kogemus sellest, et okei, ma õpin, mul on head õppejõud, mul on mingisugused teadmised, mida ma omandan nii kunsti ajaloost kui ka tulevikust ja muust. Et noh, kuidagi selle minuaegne Erki tudengite põlgu, noh, me ei pidanud Maaliini bussijaamas sellega silma torkuma, et me äkki õpime Erkis moodi, eks ju, noh. See on nagu see, et kas sa räägid sotsiaalmeedias ja näitad, sa teed joogat või sa lihtsalt teed joogat kuskilt vaikselt oma, et sa teed selle tegemise pärast või selleks, et näidata maailmale. Kas sa mainisid seda rohelisi juuksed ja kõik, kes on see, no me näeme seda palju tänavapildis, et kas sa arvad, kas sulle tundub, et tänases maailmas üldse on selline kuuluvuse vajadus nii suur, et sa pead kogu aeg mingisugusesse huvigruppi kuuluma, et sa näitad oma välimuse ja olemisega ja üldse ka online sellises olemises välja kogu aeg seda, et kuhu sa kuulud, et kuidagi see on suurenenud tänapäeva maailmas, mul on selline tunne. Vanasti oli nagu teistmoodi natuke. Ma usun, et see on mingisugune nähtus, mis on tingitud inimeste turvatunde puudumisest. Ehk et neil on vajalik kuuluda mingisugusesse kogukonda või gruppi või ühingusse või siis mingisugusesse ühtviisi mõtlevate inimeste seltskonda. Noh, mis tõttu on nagu näiteks nagu väga kurb, et sa ei saa isegi loota sellele, et me võtame 2 meditsiinilise haridusega inimest ja paneme nad rääkima näiteks vaktsiinidest või võtame 2 mingisugust füüsikut ja paneme nad rääkima nendest paganad riipudest seal taevas, eks ju. Et need erinevad seisukohad on täna nagu mõnes mõttes kaitseta, et on olemas niisugune nende seaduslik või õige õukonna poolt loodud narratiiv ja siis terve hulk nii-öelda teadususkseid ja teadlasi, kes nii-öelda seda narratiivi nagu kaitsevad, sest neil on turvaline olla selles meeskonnas. Noh, et ühesõnaga täna ei ole võimalik väga paljudes seltskondades isegi tekitada seda asja, et okei, kuule, et sa oled, no ei tea, tuumafüüsik, kuule räägi, kuidas see moos sinna kommi sisse saab, eks ju. Noh, aala mingid, et puudub selline leebe, lapselik, uudishimutsev ja arutelusid
intrigeeriv, niisugune nagu tore kahekõne. Et selle asemel on tekkinud niisugune kiire, selge. Raamistame, sildistame, stigmatiseerime, nimetame uhuudeks või siis nimetame vastupidi mingisugusteks kuradi õla alla panijateks. Et see niisugune tüli nagu kogukondade vahel on see, mis mind nagu rohkem häirib kui see, et kas on üks või teine asi õige või vale, eks ju. Et ma näen niisugust, see ei ole mõttelaiskus ka, et see on pigem niisugune intensiivne ja agressiivne oma meeskonna toetus. See on põhimõtteliselt on see nagu praegu käiva selle jalka värk, et sa näed tribüünidel lihtsalt, kuidas inimesed röögivad millegi peale, mida nad ei näe. Sest kui sa näed, siis vaatad, et nad on ostnud mingid megakallid piletid, et nad vaatavad telefoni ekraani pealt, telefoni selle väikese mingisuguse ekraani suuruse telekast vaatavad jalgpalli, mida nad on sõitnud kuskile teise maailma otsa staadionile vaatama. Et see on kogukonna tunne, et ma olen seal kuskil ja siis ma saan aeg-ajalt saata signaale, et ärge minu pärast muretsege, ma kuulun jätkuvalt nende hulka, kes arvavad nii, eks ju. Aga miks ma või oma arvamusi muuta, kui keegi adekvaatne või keegi asjalik veenab mind milleski, mis on minu jaoks olnud siiamaani midagi muud, eks ju. See on ilmselt hirmu tunne, jah. Ma olen selle peale ka palju mõelnud, see just see polariseerumine, miks see tänapäeva maailmas suureneb. See võib-olla osaliselt läheb tagasi sellesse, et inimestel on vajadus kuuluda. Tänapäeva maailmas võib-olla paljud tunned ennast väga tühisena, sest vanasti kunagi, kui inimesed elasid hõimudes, kõik 50–150 inimest, kõigil oli mingisugune funktsioon, ükskõik kes olid isegi lastel. Aga täna on see, et nagu öeldakse, et sa võid elada New Yorgis ühes majakompleksis terve elu ja sa ei ole mitte kunagi oma naabrit kohanud. Et kõik ajavad kuskil oma asja, väiksed mutrikesed justkui, et siis on see kuuluvuse vajadus, et siis on see, et kas on ühtepidi, et kas ma olen vegan või ma usun teadust. Et see on päris crazy ja nagu sa ütlesid, ka inimesed hakkavad nii raevukalt kaitsma seda positsiooni, et ma ei tea, kus see päris täpselt tuleb. Ilmselt see on mingi hirm ikkagi seal taga on, sest sina ei ole võõras ka sellele kontseptsioonile, et sul on ju erinevaid pigem teravaid väljaütlemisi ka olnud ajaloos, ühiskonnakriitilisi ja siis ka sind on materatud selle eest ja justkui pushitud välja sellisest nagu laiatarve pildist, et kuidas... Tead, aga sellega ma tahaksin siin sisse tuua sellise mõtte, et ega see niinimetatud tühistamine või see, millega siin Eestis nii mõnedki kokku on puutunud, eks ju, siis on see ju mis seal salata, et see jätab sellise signaali nendele tühistajatele ja neile kaasaelajatele, et näete, me saame hakkama, kui meid on palju ja kui me usume ühte seda sama asja ja see vend ajab mingisugust jura, et siis me saame tal lihtsalt vaikselt ära kustutada ja ongi kogu lugu, eks ju. Aga selle taga on ka see teine pool, et ma olen mitme inimesega rääkinud, kes nagu ei ole tänases päevas nagu nii-öelda ülipopulaarsed, eks ju, aga kelle puhul on see, et neid ühendab minuga üks ja see sama tunne, et ma olen vabastatud. Ma olen sellest mängust vabastatud. Ma ei pea, ma ei pea koolivormi kandma. Ma ei pea sellel päeval ja seal selles klassis, ma ei tea, seda laulu laulma või pioneeritoas istuma koosolekul ja koondusel käima, mis iganes. Et ma olen sellest vabastatud. Nii nagu ma ei tea, vanasti kuskil sügaval Brežnevi ajal olid mingid inimesed ju, kes nagu kes ei astunud komsomoli. Mina ütlesin, ma ei astu sellepärast komsomoli, et mul on tunnistusel mõned 3 ja ma ei ole komsomoli vääriline. Ja siis oli selle komsomoli sekretär oli suu kinni, sest et vaata, aga sa oled ikkagi aktiivne ja võib-olla me saame aidata sul kuidagi ühiskondlik, aitame need 3 ära parandada. Ei, see ei puutu asjasse, et ma tahan ikka ise olla hästi tubli ja kui ma olen viieline ja tõsine siukene nagu veendunud kommunist, et ma tahan olla siuke viieline ja tark ja kuuluda kuskile mingisugusesse kaelaretiparteisse, siis ma näen selle nimel vaeva. Aga ju siis mul on mingid teised plaanid praegu selles mõttes eluks, et ma ei näe seda põhjust. Aga see kõigepealt, kuidas see sinu puhul väljendus, et kas telefon hakkas vähem helisema või kui sa selliseks persona non grataks muutusid justkui? Tead, see lõppes õnneks hetkel, kui ma seda ise tegelikult kõige rohkem soovisin. Ja sellel ei ole selle mõne aasta taguse mingisuguse jutumärkides tühistamise kõigupoolest mingisugust pistmist. Sest mul sai sellest
kuidas ma ütlen, mul sai sellest telepuudrist ja sellest prožektorite glamuurist nagu ühel hetkel lihtsalt sai isu täis. Sõna otsese mõttes sai isu täis. Ja siis ma läksin sinna vabatahtlikult, koputasin Kaitseväe uksele ja läksin Kaitseväe teenistusse, et teha selles mõttes täiesti tõsiselt suur kannapööre. Ja sellel hetkel muidugi vaikisid kutsed nendele igasugustele pakkanaalidele, kus need seltskonna ajakirjanikud saavad siin pildistada ja kõik see muu. Ehk et ma taaskord, ma vabanesin tänu sellele, et siis kui ma olin Kaitseväe ohvitser, siis mind enam ei peetud vajalikuks kutsuda kuhugi ja ma nii-öelda vabanesin järjest rohkem nendest igasugustest sellistest üritustest, kutsetest ja ka tuttavatest ning sõpradest, kes elasid selles maailmas nii vilgast elu, et tegelikult nagu see kõik hiljem selgus osutuski pinnapealseks, et see polnud üldse mingisugune, ma ei tea, tegelik sõprus või tegelik lugupidamine või kõik see muu, eks ju. Et sa näed, sul jäävad nagu lõpuks alles need sõbrad, kes hindavad sind inimesena, mitte sellena, kus sa töötad ja palju sa pappi teenid, eks ju. Sul tuli see suht orgaaniliselt, siis läks kokku justkui sinu selle kavatsuse või sooviga justkui sellest välja astuda, siis see kõik sulandus. Sa ütled, et need ei ole omavahel otseselt seotud, aga tegelikult see oli justkui nagu selline blessing in disguise, et väga hea, et ongi hea aeg minna ja võib-olla see oligi signaal. Sa ütlesid hästi, et need inimesed kadusid ja see sõprus ei olnud nagu päris ja see oli pinnapealne. Et ma arvan, et sa justkui lillede vahelt mainisid ka, et viimaste aastaste sündmused, mis on olnud, need sõjad ja pandeemiad ja muud asjad, tõid päevavalgele justkui kõik, kuidas inimloom käitub ja mis siis juhtub, kui teha mingisugused eksperimendid. Minu elu muutus kardinaalselt sellepärast, et võib-olla kogu sellest pundist, kellega ma tollal suhtlesin, jäi üks inimene võib-olla alles ja see nagu puhastus taustalt ära, et kuskil jookseb nagu selline mõistlikkuse piir, et kui mul on mingisugused uskumused, näiteks toome mingi lihtsa näide, et sina sööd ühtemoodi, mina söön täpselt vastandlikult, on ju. Me võime ikka istuda ühes lauas, me võime sõbradele rääkida, et see on fine, tee seda, see ei ole minu nagu nii-öelda, ma ei palveta sellele, see on lihtsalt see, kuidas ma energiat saan, kuidas see sind peaks puudutama, on ju. Aga mõned asjad seal läksid nagu veits üle käte ja need süüdistused ja kõik need sa ikkagi pead panustama. Ühesõnaga tekkis samasugune tunne, et on vist aeg kannapööre teha, et Arthur C. Brooks on üks inimene, keda ma olen jälginud. Ma olen seda õnnelikkuse ja heaolu teemat hästi palju uurinud, see mind väga paelub tänasel päeval, et tema õpetab Harvardis valikainena õnnelikkust, kuidas olla õnnelik, üks populaarsemaid aineid väidetavalt. Ja tema ütleb, et õnnelikkuse 4 sellist tugisammast võib-olla on pere, sõbrad, töö ja usk. Ehk et sõbrad peavad olema päris sõbrad, pere meil on ju enamus inimestel on olemas. Töö on üks teema, mis on väga palju puudutanud. Sinul on, sa juba ütlesid ka, et sa oled läinud alati tunde järgi, teinud seda, mis sa tunned, on õige ja mida sa tahad teha, mitte see, mida sult oodatakse. Aga usk on üks huvitav teema, et see on, kui sa ütled sõna Jumal, siis 94% inimestel päraku lihast tõmbab krampi ja siis on see, et tekib mingisugune emotsioon. Ma pean tunnistama, et mina olen üles kasvanud peres, kus mul isa on väiksest peale rääkinud sellest, kuidas need, kes on usklikud, on lollid, on ju. Et tulid lennukid ja siis said taevasse sõita, siis inimesed nägid, see lugu oli see, inimesed nägid, et mingit jumalat seal ei ole ja rahunesid maha ja oleme nüüd kõik tublid need ateistid, on ju. Ja siis ma kuidagi võtsin selle uskumuse omaks ja aastaid inimesed, kes olid religioossed, kui ma kuidagi puutusin kokku, mul tekkis mingi pinge ja ma tahtsin vaielda ja mingi hetk ma hammustasin sellest läbi, et see ei ole tegelikult minu uskumus. Religioon on tegelikult üks äärmiselt ilus asi. Disclaimerina võib öelda, et mina ei kuulu mitte ühegi religiooni praktiseerijate hulka, aga ma olen uurinud natuke ja igas religioonis on väga palju ilusat ja hästi sellised fundamentaalselt selliseid õpetusi, mis lihtsalt ütlevad, kuidas olla nagu mõistlik inimene. Aga sina oled, kas sa pead ennast kristlaseks?
või kuidas see on jälle mingisugune roll või definitsioon, aga sa oled ikkagi seotud. Tead, see on selline kõige ohtlikum küsimus tänapäeval üldse ja mitte ainult mulle, vaid väga paljudele inimestele. Miks nii? Ja see ohtlikkus seisneb selles, et mõned julgevad, mõned ei julge. Ma arvan, et see ei ole mingi väga suur julgustükk öelda mulgi täna siinkohal võib-olla seda, mida ma 10 aasta pärast näiteks tänast jutuajamist pealt vaadates või kuulates mõtlen, et pekki, mis juttu ma ajasin, eks ju. Et see religiooni teema on selline asi, mis inimeste teadvuses nagu muutub. Et nende terve mõistuslikkus seisneb ju lõppude lõpuks ka selles, kui nad oskavad kahelda ja küsimusi esitada. Et selline pime veendumus ja usk on 2 täiesti ise asja minu meelest. Ja kui sa näed inimest, kes ütleb, et mina olen avastanud, et Jumal ei ela kirikus. Mul ei ole vaja enam käia kirikus, sellepärast, et ma olen avastanud, et see kord nädalas pühapäeval missalkäik ja armulaud on väga paljudele inimestele uskumuseks või usuks. Ja mitte lihtsalt selline rituaal või kohustus või midagi sellist, eks ju. Aga väga paljudel inimestel on see, jällegi see sama väline nähtumus, mida ma rääkisin ennem sellest Erki moe õppimisest, eks ju. Ja siis sa saad aru, et aga kuhu ma siis nagu ise kuulun, kellena ma ennast seal siis nagu kvalifitseerin ja ei taha ju kellegiga. Jälle see sama asi, et kui ma ise ütlen seda, et mulle meeldib, kui oleks tervemõistuslik arutelu täiesti erinevatel kardinaalselt vastastikustel või ütleme siis vastaspooltel asuvatel arusaamadel, et siis see tähendab ju seda, et mul ei ole õigust kellegile, kes kirikus käivad või ei käi, mingisugused hinnanguid anda, sest et mina olin aktiivne kirikus käia aastaid. Ja siis ühel päeval ma tundsin, et ma ei saa sinna rohkem enam minna, sellepärast et seal miski häiris mind rohkem kui see, mis mind sinna toonud oli. Ja see, mis mind seal häiris, oli see, mida ma tunnetasin võib-olla mingisugustest välistest asjaoludest lähtuvalt või oli see kuidagi seotud minu mingisuguse tolle hetke mingisuguse mõtteviisi või seisundiga. Mis ei tähenda seda, et minu lugupidamine kiriku või usklikute suhtes või kõige suhtes oleks kuidagi nagu hääbunud või midagi seesugust. Et ma annan inimestele au, kui nad seda enda jaoks pühaks päevad ja oluliseks. Aga jah, seda tantsu ma kaasa ei tantsi. Vaata, see on nagu, kuidas ma ütlen, ma ei ole sellepärast vähem usklik. Võib-olla mu usk on muutunud nende inimeste jaoks lihtsalt hägusamaks. Ehk et ma nagu ei näe seda ühe konfessiooni põhiselt. Et milline neist on õige või milline on vale või kas ma pean 3 või 2 näpuga risti lööma või kas ma pean niipidi naapidi või mis suunas ma pean palvetama, eks ju. Et ma olen seda nii palju kordi juba avalikult varemgi välja öelnud, et mulle väga meeldis üks jutuajamine hea sõbra Tõnis Mägiga, kes ütles sellise lause, kui ma talt küsisin. Ma ütlesin ausalt, Tõnis, anna mulle nõu. Et sina räägid kogu aeg, et sa palvetad, aga ma tunnen ennast tõepoolest nagu hädise ja abituna ja ma ei taha samal ajal olla ka see, kes teeb seda koomuskit, et ühte jalga punane, teise jalga sinine sokk, et kõik näeksid. Ja ma ei taha nagu võtta Jumalat publikuna, et ma pean nüüd siis kodus endale tegema mingisuguse altari nurga ja mul on vaja mingisugused teatud elmed kuhugi riputada ja mingeid asendeid võtta. Et kuidas ma saan seda nagu, kuidas ma saan palvetamist iseenda jaoks teha selliselt või sedasi, et ma ei tunneks ennast ebamugavalt ja naeruväärselt iseenda silmis. Et ma teen midagi, millesse ma tegelikult ei usu, aga ma arvan, et nii peab käima see asi. Sest nii tehakse. Ja selle peale ütles mulle Tõnis lause, mis on mulle, ma arvan, saanud praegu viimaste aastate üheks selliseks elus edasi viivamaks või lohutavamaks lauseks. Ja see oli see, et ta ütles, et kui sul tekib sügav tunne ja sisemine soov ja vajadus palvetada, pöörduda kõige kõrgema poole ja saada temalt kas abi või nõu või toetust või lihtsalt mõistmist millelegi. Et kui sa tunned seda tungi ja soovi palvetada, siis on see tehtud. Ehk et lihtsalt inimlik suur sügav soov pöörduda mitte, ma ei tea, mingisuguse sotsiaalabi poole, vaid rääkida iseenda sisemuses loojaga. Ja kui see tahtmine on päriselt tõsine, siis see ongi palve.
mitte see, millises asendis ja mis mul seljas on ja kus ma parasjagu käin ja mis muusika seal taustal mängib, eks. Ja mis nimega sa kutsud seda konkreetset Jumalat? Noh, Jumal selles mõttes, minu jaoks, ma olen lihtne ja selles mõttes ilmselt paljud ei ole muga üldse nõus, aga minu jaoks on nagu, Jumal on kokkuleppeline mõiste. Kui ma ütlen leib, siis sa lähed poodi ja sa vaatad, et seal on 2 riiulitäit 40 erinevat leiba, eks ju. Kui sa lähed Ameerikasse, ütled bread, siis see tähendab midagi muud, siin. Just, pluss pealekauba on see, et kui ma nagu lihtsalt võiksin seda kokku võtta, siis ma arvan, et Jumal on mõiste, millega igaüks väljendab seda, mis on tema jaoks usutav või siis mitteusutav, oluline või mitteoluline, mis iganes. Et see on mõiste, milles on kokku lepitud, et kõik saavad aru. Et kui keegi küsib, kas sa Jumalasse usud, siis mu meelest ei ole viga, aga ei ole ka midagi väga nutikat hakata seletama, et ma ei tea, ma päris Jumalat ei usu, aga ma usun, et kuskil on mingi, see on see sama asi ju, sisuliselt. See on see koht, kus võib-olla kõne on natuke piiratud või et me ei suuda seda edasi anda väga hästi. Sest Arthur Brooks ise on ka, Ameerikas enamus on kristlased või vähemalt identifitseerivad ennast kui kristlased või kuidagi see kokkupuude, aga tema ütles, et usk selles kontekstis, mis tema räägib, ei tähenda religiooni. See on usk millessegi suuremasse, üllamasse võib-olla kui sina ise, et väljaspool või nagu suuremat kui ainult sina ise kui indiviid. Et see on väga huvitav, ma just tahtsingi seda puudutada, et see Jumal ongi nagu sõna. Tegelikult see on isiklik suhe, see on väga isiklik suhe ja seda on väga raske defineerida. Ja siis see on nii lahe, kus kõik sellised elu suuremad nagu kategooriad, kõige olulisemad teemad jõuavad alati ühte samasse kohta tagasi. Et kõik otsused, mis lähtuvad sul tundest, sinu isiklikust tundest, et see on õige otsus, siis seda peab tegema. Aga millegipärast me tahame alati nagu sellised närvilised kohtunikud, me tahame nüüd selle kasti ümber panna. Aga see tähendab seda, ei, see on Kristus, ei, sa oled nüüd see. Ei, ma ei ole mitte midagi. Et ma usun siit, sealt ja 3. kohast midagi, et siis on nagu raske kasti panna, aga miks on vaja kasti panna? Mina oma natuurilt lihtsalt olen selline inimene, keda on väga raske nagu kastidesse panna ja siis mul juba loomuomaselt on nagu raske seda teha, aga ma olen aru saanud jah, et see suhe on väga-väga isiklik ja kui 2 inimest saavad kokku, ütled, kuuled, et me teame, et me mõlemad usume millessegi suuremasse. Ma tahaks kuidagi aru saada, et mis see sinu suhe temaga on, olenemata religiooniliselt, mis sinu suhe sõnaga Jumal või sellesse nähtusse Jumal on, et siis diskuteerime, et väga põnev, et mina tunnen justkui seda, et proovime sõnadega edasi anda. Aga päeva lõpuks, mis vahet seal on? Sest sina elad oma kehas ja koged seda jumaluse tunnet ja sa ei pea ju iga päev seda defineerima kuskil leivapoes. Kui räägi nüüd, mis sa nüüd tunned sellest? Ja see on ka teine pool, et see on jällegi minu subjektiivne vaatenurk, aga ma olen hoidunud viimastel aastatel oma elus mõtlemast Jumalast kui mingisugusest liivakellast, mille vahel minu ja tema vahel siis voolab mingi liiv vastavalt sedapidi, kuidas see kellelegi kellel rohkem gravitatsiooni on või kes rohkem suudab mõjutada, eks ju. Et pigemini on see, et see liivakella motiiv on minu jaoks just täpselt see, mida ma julgeksingi öelda, et see on võib-olla minu silmis või minu vaadatuna mitmegi inimese nagu nägemus sellest samast Jumalast, et see on üks mingisugune liivakell, mis pöörab sulle ühel hetkel elu ja siis ühel hetkel pöörab ta selle ringi ja see on surm ja siis meile räägitakse, mida me oma elu jooksul peame tegema, et kõik oleks hästi, et me ei saaks karistada pärast seda, kui liivakell ringi keeratakse. Et mina ütlen sedasi, et ma olen kunstnik, vaata, mulle meeldib asju kirjeldada nagu pildina ja selle tõttu ma ütlen seda, et kui sa kujutad endale ette niisugust koonust, millel on see koonuse teravik ja siis kuskil on see, kuhu ta aheneb siis selliseks suureks ja laiaks sisestus või siis mis iganes väljutusavaks, eks ju, et ükskõik kumba pidi sa seda vaatad või see võib olla mingi püramiidilaadne asi või mida iganes. Et siis ühes otsas on lõputus, mida inimesed ei suuda kirjeldada, isegi teadlased mitte. See on mõõtmatu lõputus, mis on nagu oma suuruses ja avaruses niisugune hoomamatu. Ja teises otsas, kus on see püramiidi tipp, on see sama hoomatamus sellepärast, et sina suudad näha mingisuguse maailma kõige parema aparaadi abil, kui väike see auk seal otsas saab olla. Aga me ei tea ju, et selles augus või see auk võib olla mingi kärg,
kus on veel mingid 10 miljoneid väikseid auke, eks ju. Ja mis nende põhjas on ja mis nende põhjas on. Ehk et minu meelest nagu olla usklik tähendab seda, et ma uurin neid sügavusi selles kõige väiksemas ja avarust ja suurust selles kõige suuremas, mis on mõlemad hoomamatud, et me lihtsalt oma ebatäiuslikkuses saame sellest ju tegelikult väga lihtsalt aru. Ja see ei ole see, et kuskil keegi paneb su koos oma pangalaenu ja liisingutega mingisse liivakella ja siis keerab su päeval, kui sa nii-öelda sõprade poolt saad puusärgis kirikaeda kantud, et siis on läbi ja siis on liivakell teistpidi, eks ju. Jah. See on see paradoks, on ju. Et täna, kui korraks tulla tagasi selle polariseerituse juurde, siis et nii naljakas, kuidas on võetud sellised kontseptsioonid, näiteks nagu teadus, jällegi sõna, mis palju lihaseid paneb krampi pingutama, et teaduse järgi justkui kõik, mis on mõõdetav ja tõestatav korduvates katsetes, ja see on justkui päris ja see on see tõde suure T-ga ja kõik, mis ei ole, on uhuu. Et minu arust tänase maailma üks suuremaid võib-olla sellist ohtusid on see, et me tunneme, et kuna me oleme käinud oma planeedilt väljas ja leiutanud mingid megaägedaid tehnoloogilisi asju, et see on tekkinud selline ülbus, et me teame kõike. Ja kui sa ütled, et mingit asja, mis ei tõestab, siis see on loll ja sa ei tea mitte midagi. Aga paradoks ongi see, et kõige need suuremad küsimused, millele me vastuseid otsime, kui me lõpuks aktsepteerime, et me tõenäoliselt ei saagi neid mingid mõõdetavaid vastuseid, me ei saagi. Aga millegipärast kuidagi klammerdatakse selle hüpoteesi taha, et kui see ei ole tõestatav, siis seda pole olemas. No hea lugu, ma mäletan väga selgelt ühte episoodi, mis on mind terve elu saatnud sellise mõnusalt muiet tekitava mälestusena kunagi noorusest. Mina õppisin kunstiakadeemias või siis Erkis tolleaegses. Ja üks mu hea tuttav sõber, kellega me olime kunagi olnud koos Malevas, õppis Tallinna, siis mis ta praegu on, Tehnikaülikool oli, tookord oli tipp. Yeah. Tema õppis seal. Me olime mõlemad Rakvere kutid ja sellel ajal oli seal, kus on praegu see suur Viru kaubanduskatedraal, oli tegelikult ju Viru väljak ja seal olid marsruuttaksode peatused. Ja siis sealt Marsa takso peatusest istusime me koos Rakvere marsruuttaksosse, et sõita kodulinna Rakveresse. Ja siis me istusime kõrvuti. Ja temal oli põlvedel niisugune, ikka niisugune Karl Marxi kapitali paksune niisugune tõsine tablett. Ja ma lihtsalt üle õla vaatasin, mis asja ta seal nagu loeb ja tudeerib, eks ju. Ja see, mida ma seal nägin, oli minu jaoks nagu täiesti arusaamatu kriksatrullide mingi rada, mingisuguseid mustreid, mingid valemeid. Ma olin näinud nagu vist mingit ruutjuuremärki ja mingid paar asja tundusid nagu tuttavad. Ma ei saanud päriselt aru, mis asi see on, mida see vend seal nagu loeb. Ja siis ma küsisin ta käest lihtsalt, kuule, sa päriselt saad aru ka, mis seal on. Ja siis ta ütles, jaa, ma saan sellest väga hästi aru, aga ma ei saa aru, kuidas mingid vennad saavad joonistamise eest kõrghariduse. Ja see on see, mis on täna minu jaoks väga tõsine ja samas väga naljakas arusaam või suhtumine erinevate gruppide poolt. Sa rääkisid sellest polariseerumisest. Ei olegi mingit polariseerumist vaja. Ei olegi mingit oma tõde vaja või mingisugust oma narratiivi. On lihtsalt see, et mulle tundub nii. Ja sellel hetkel, kui inimesed suudavad olla nii nagu me sellel hetkel seal oma malevakaaslasega, kellega me saime üle pika aja kokku ja sõitsime koos bussis, eks ju, et meil ei olnud ju mingit polariseerumist. Ta ei öelnud, et kunstnikud on sitapead ja nad ei oska midagi teha, ainult joonistavad ja laulavad ja tantsivad ja joovad, eks ju. Ja ma ei öelnud, et teadlased on mingid kuivikud, vinnilised, prillide ja patsiga, mingisugused suure persega arvutid, aga istuvad jonnid, eks ju. Me ei andnud üksteisele hinnanguid, me tõesti naerisime, sest tema ei saanud aru, kuidas mina ei saa aru. Ja mina ei saanud aru, kuidas tema ei saa aru, eks ju. Sest tegelikult hiljem nagu tõsisemalt selle kunsti poolega ja just selle praktilise ja selle nii-öelda ülesehitusliku või tehnilise poolega nagu järjest huvitunumalt tutvunud. Saan ma öelda seda, et maalija peab ikka teadma füüsikast ja matemaatikast ja värvuspsühholoogiast ja valgusest ja kõigest sellest, mis on nagu puhtalt füüsika või matemaatika, väga palju. Et kui sa ei tea põhilisi reegleid, siis nii nagu matemaatikas ei arvuta sa lahti ühtegi võrrandit ja kui sa ei tea põhilisi reegleid, ei suuda sa lahti maalida ühtegi motiivi või ühtegi pilti niisugusena, nagu ta peaks olema mitte kaanonitele vastavalt, vaid sellele vastavalt, mida sa tegelikult kujutada tahad, mitte see, mis sul kuidagi välja kukub, et sa siis peaksid hakkama pärast seletama sõnadega, et mida ma siin tegin. Kui sa lähed moodsa kunsti näitusele
siis on see sinu maitse asi, kas ma vaatan seal neid maale seal seintel näitusel ja ütlen kõige kohta, see on mingisugune moodne jura, ma ei saa sellest aru. Okei, on sellised, on tuhandeid, miljoneid inimesi. Kunst on kunstis, näe kunst. Ja just kõik see jutt. Aga samas on selliseid inimesi, kelle hulka näiteks mina kuulun, et ma lähen kuskile moodsa kunstimuuseumisse ja ma tõesti jalutan seal külmalt läbi, sest ma näen, ma saan aru, et kuskil on selline lokkav, üle äärte ajab niisugune manerism. Ja samas kuskil on üks mingisugune tükk seinal, kus ma jään nagu seisma, vau, kuidas, ühesõnaga mul ei ole sõnu, ma ei oska seda kirjeldada. Et see on see, mis mind nagu puudutab ja ma saan aru, et see inimene on teinud mingisuguse asja, millega ta on väljendanud sellel hetkel oma tundeid ja tundmusi. Ja ühel hetkel on ta otsustanud oma tundmused ära raamida ja kõigile välja panna. Noh, see on põhimõtteliselt tegelikult on nagu stripp, see on nagu tants, see on nagu postitants, eks ole, mida peetakse samamoodi, no ma ei tea, kas naised peavad niimoodi posti ümber tantsima. Miks nad ei pea, mõtle, kui hea vormis annab, mõtle, kui hea akrobaatilise võimes annab, mõtle, kui hea liikuvuses annab. Ja kui meil tegemist ilusa naisega ja see meeldib publikule, siis mis on seal vulgaarset, mis on seal mingisugust naiselikkuse, kuidagi naiselikust solvavat midagi sellist, eks ju. Et jah, need on siuksed. Mina sellesse polariseerumisse nagu väga isegi kinni ei tahaks jääda, sellepärast, et see polariseerumine on ju see, et vaata, kui palju endisi paadunud kommuniste on tänased absoluutsed tippliberaalid, eks ju. See on ainult muutub riigikord, muutub valuuta, tuleb uus pintsak, uus parteimärk pintsakureväärile ja elu läheb edasi, eks ju. Et selles mõttes ei saa olla mingit sükest polariseerumist, sellepärast, et inimesed ei suuda ega soovi iseendas pettuda. Vaat see on nagu üks hea näide selle kohta on see, et kui mõni sõber tuleb reisilt, siis ainult tõeliselt päris sõber, kes on sul ikka nagu lähedane sõber, see julgeb öelda, et kurat, ma kulutasin ilge hunniku pappi, mõttetu reis, sitt ilm, kole koht, odav hotell, lärmakas publik, täiesti pekkis, eks ju. Ainult väga hea sõber julgeb sulle seda öelda, sest ülejäänud ei taha tunnistada, et nad on eksinud. Ja siis nad teevad oma sellest mingisugusest, ma ei tea, ma olen Sansibaril oma elus väga palju kordi käinud, ma olen seal giidina toimetanud. Ja ma tahan öelda seda, et mind alati jääb väga muigama see, kui mingisuguse 4-tärni hotelli supelrannas, mis on koristatud nagu sõna otseses mõttes sitast, rämpsust ja jäätmetest puhtaks, mida kahe pool otsas valvavad puukeppidega mingid tegelased, eks ju. Ja siis tulevad need sellised, ma avastasin Sansibari, siin sündis Freddie Mercury. Ma olen siin rannas, ma lähen sinna palmi alla, ajan huuled torusse, võtan selle kookospalmi pähkli, hakkan sealt seest mingit mohitot imema ja kõik need muud asjad, eks ju. Aga tegelikult on see, et järgmisel hetkel peab ta oma suure kohvri kokku panema, tõstma mingisse räpasesse, tolmusesse džiipi ja sõitma kruusateed mööda mingisugune 300 kilomeetrit kuhugi lennujaama. Selleks ajaks on tal hambaplommid ka suus lahti, tal on elu kõige sitem reis üldse, eks ju. Aga ta ei saa seda tunnistada, et kurat, tegelikult oli väike pettumus, et kui sa tahad sellist randa, siis ma ei tea, mine Miamisse, mine Floridasse, ühesõnaga mine sinna, kus on nagu sinised rannad, luitid ja need on siin Eestis alates Narva-Jõesust, lõpetades Pärnu, Võsu ja kõikide muude kohtadega, et sul ei ole vaja. Ma ei tea, tee AI-ga omale palmid taha, kui sa muidu ei saa ka ära ise endale valeta, eks ju. See on nagu see ütlus, et me eestlast nagu külm, me vingume ilma pärast ja siis, kui lõpuks tuleb 30 kraadi, siis me jälle vingume, sest me tahame, et oleks 30 kraadi ainult siis, kui me maksame selle eest. just. Et siis saab öelda, et kurat ei ole hea, et nii hea, et halb on, aga ma teen näo. See on ilmselt, ma arvan, et see on sotsiaalmeediast tulnud, sellepärast, et see kogu võrdluskultuur ja sest me ju näitame neid hetki, neid kõrghetki ja tihti kuidagi samastutakse sellega, siis tekib see tunne, et absoluutselt kõik inimesed peale minu sõidavad luksusautodega, elavad villades ja käivad iga nädal reisimas. Kõik peale minu. Tegelikult need inimesed on võib-olla iga inimene 10 aastat raha kogunud, elab 3-tärni hotellis, siis läheb 5-tärni hotelli foyees, teeb seal pildi ja siis läheb edasi. Et mul abikaasa elas paar aastat Dubais ja ta ütles ka, et see level of fakery, mis seal on, see on nagu beyond everything else. Come on, nad on ju järele teinud kõik Disneylandid ja muud maailma sellised sellised arhitektuurilised sellised imed, et jah, nad raha on palju ja kõike saab teha, aga mis mõte mind vaata, kui sa rääkisid sellest teadusasjast on ju, et umbes, et kunsti tegemises kõrgharidus, miks umbes antakse.
inglise keeles on nii, et öeldakse on hard science ja soft science, mida nagu öeldakse naljaga, et see ei ole tegelikult päris science. Ja soft science on siis näiteks, mis ta on siis sotsiaalteadused nii-öelda on ju. Aga kui sa hakkad mõtlema seda, mis siin maailmas kõige olulisem on see, et mõista inimest, mõista, kuidas teised mõtlevad, kuidas nad valikuid teevad, kuidas nad otsused teevad, et päeva lõpuks see kõik muu nagu vaht. Meie selle telekamängu sees ju põrkume üksteisele kokku ja meie omavahel suhtleme, kuidas see siis nagu nii-öelda pehme on, kui see on alus justkui kõigele, kui see oleks kõik korras, kui me mõistaks seda, kui me oskaks oma emotsioone reguleerida, siis ei oleks väga palju neid nii-öelda halbu asju, mis täna maailmas on. Mul on selline tunne. Ja seal on ju vaata üks selline, praegu esitaks nii-öelda läbi eetri küsimuse nii neile, kes ütlevad, et okei, mind ei huvita, ja need, kes ütlevad, mina usaldan teadust. Et mõlemile inimesele, kes on nagu üks ja ühes ja teine teises äärmuses või servas, eks ju, üks usaldab kõik ja teine mitte midagi. Et tegelikult me teame ju seda, et kui sa võtad mingisuguse Big Pharma toodetud asja, mis on teaduslikult tõestatud ja selle kohta öeldakse, et see on mingi aaloe kreem, siis tegelikult võid sa võtta üsna lihtsalt ju mingisugused väga kerge lugemise arusaadavusega almanahid ja aru saada, et seda niinimetatud aaloed on selles tootes 0,01% ja seda ka kontsentraadina, eks ju, ülejäänud on mingi täielik pläust. Aga kuna see teadususkne inimene arvab ja usub, et see on ikkagi puhtalt valge kitliga mehed, kellel on sellised paksud prillid ees, on laboris nii-öelda suurest aaloe põllust käinud nii-öelda proove võtmas, siis lastakse kombainid peale ja siis kõikidesse tööstusharudesse, kus seda kuradi aaloed topitakse, on seda justkui see on see, mis aitab, eks ju. Et see on see sama teema. Või ütleme näiteks, et sa küsi selle sama teadususkse inimese käest või siis mitte teadususkse inimese käest, mis asi on meresõit? Ütleme, et ümber maailma purjetamine. Et kas see on nagu soft teadus või on see nagu siis nii-öelda hard teadus? Ehk et sul on tegelikult ju kogu aeg nii-öelda eksistentsiaalne niisugune oht võib sind seal saata, mis iganes võib juhtuda, eks ju, merel või kuskil olles. Ja samas on see, et sa pead nagu ühel hetkel saama aru, et kui tuleb see blackout näiteks paadis või laevas või purjekas, ja see blackout tähendab seda, et sul sõna otseses mõttes kõik need nutiseadmed, mis lubasid sind viia selleks päevaks tormiselt, ilma tormita kuskile lähedal asuvasse mugavasse sadamasse, kus sa saad oma uue kuradi polosärgi selga panna ja kohvikus seda Aperol Spritzi juua, eks ju. Et sa selle asemel pead võtma välja sekstandid ja vanad kaardid ja hakkama selle järgi möllama ja vaat siis on see koht, kus ma küsin su käest, et kas teadususk tähendab seda, mida sa näed oma ekraanidel, mis on sulle selgeks tehtud selle abil, et kuule, sa oled loll, kui sa seda ei usu. Või see, et ma olen ise suuteline loovalt aru saama ja olukordades lahendusi leidma ehk iseseisvalt ka mõtlema ja käepäraste või siis käepäraste vahenditega, millega on 1 000 000 aastat mõõdetud tähtede kuu ja selle kõige muu järgi sõidumarsruut, eks ju. Et kumb ta siis on? Et kas ta on siis teadus või on see lihtsalt seiklus või mis asi on meresõit? Et ma võiks samamoodi öelda, et ümber maailma purjetajad on minu silmis minu silmis on ma ütleks, et Jaan Tätte ja Marko Matvere võiksid olla täiesti vabalt teadlased. Sest et ma arvan, et neil on inimpsühholoogiast, sotsioloogiast, füüsikast, keemiast ja matemaatikast ilmselgelt peaaegu vähemalt sama palju teadmisi ja kogemusi, mitte arvamusi, vaid kogemusi, mis võivad teha silmad ette nii mõnelegi aspirandile või teadusdoktorandile, eks ju. Seal juhtub see huvitav asi, et kui need tuled kustu lähevad, siis tekib soov või tekib see kohtumine Jumalaga, vaata soov. Siis me lähme enda sisse, oot, ma nüüd olen nõus paar lubadust andma, mis kahjuks... See Raim Peipsi peal. Raime reeda 10 kopikat ja mis need kõik need lood on. Aga siis, kui lõpuks jõuad sinna sadamasse ja Aperol Spritzi võtad ette, siis mõtled, võib-olla olin nõrk. Ma olin meelte segadus, tegelikult on kõik okei. Just. Sama, sa nimetasid Dubaid, et ma olen sealgi giidina tegutsenud ja inimestele araabia kultuuri ja araablasi tutvustanud ja islamit ja siis ma olen ka kogenud ise seal nagu kohalikega suheldes ja kohalikeks ma nimetan siis mitte neid, kes on seal omanikud ja ruulerid, vaid nii-öelda need kohalikud, kes siis seal nagu elavad ja seda linnriiki nii-öelda juhivad, eks ju, või neid emiraate.
et nemad ise sõidavad ju tegelikult noh, suurte autodega ja kallite lennukitega teistesse maailma riikidesse, kus nad saavad vabalt elada, nii nagu noh, enamik eliiti kuskil Epsteini saarel, eks ju. Et nad tahavad neid selles mõttes nii-öelda patuseid vabadusi, aga nad mängivad noh, nii-öelda maailmal, et meil on siin selline noh, religioosselt see, me austame traditsioone, aga tegelikult on need kõik ju palgatud, need on nagu Disneylandi Mickey Hiired, eks ju, need samad valgetes ürpides mehed, see pagana kostüüm seljas ja nad käivad ringi ja siis nad, noh, need süstitud huultega vene plikad arvavad, et need ongi šeigid, noh, sest et nad käivad ka kaubamajas seal samas poes, kus nemadki. Sest Instagrami handle oli shake ja nüüd me arvame, et seal iga teine teeb seda. Just täpselt. Et jah, ja seal Dubais ma just õppisin ühe sellise toreda vaatenurga sellele samale islami religioonile, mis ei ole naeruvääristav ega halvustav, aga see veenis mind selles, et see religioon oma ranguses tegelikult võimaldab nendele inimestele, kes väidavad end olevat islamiusulised või muslimid, on suhteliselt vabadusi pakkuv, sellepärast, et minu meelest kuidagi ei kõlksu kokku, kui nad ise nimetavad näiteks Burj Khalifat suurim või kõrgeim inimese ehitatud torn, et see human-made või man-made on nende jaoks nagu väga kõva argument. Ehk et kui midagi on tehtud sellist, mis maksab ilgelt palju pappi, siis nad ütlevad, et see on nagu, noh, see on man-made, see on inimese tehtud asi. Ehk see tähendab nagu sisuliselt seda, et nende selline pürgimus või nende soov näidata Jumalale, kui võimekad nad on. Noh, viibki selleni, et inimesed hakkavad ühel hetkel himetlema neid, kes tahavad Jumalale kohta kätte näidata. Ja sealt tekib see religiooni ja usuleigus mu meelest. Ehk et noh, kui inimene saab ikkagi aru, et kui sul on raha, siis sa võid ehitada sellise kõrge torni. Ja siis kui sul raha ei ole, siis sa pead seal supiköögis seda riisi ootama, eks. Kas aga seal kultuuris midagi enda jaoks avastasid ka? Jaa. Midagi positiivset selles mõttes, mida sa endaga kaasa oled võtnud, võib-olla mingisugune taipamine või mõtisklus, mida sa oled mõelnud aastatega? Jaa, ma olen seal ühest asjast kuidagi aru saanud ja see oli mulle väga meeldiv tunne, kui ma sain aru, et selles kultuuriruumis võib meile paista noh, erinevates klassides ja kastides elavate inimeste elu nagu väga ebavõrdne. Aga need religioonid ise oma olemuses juhivad ju alati selle mõtteni, et noh, et see liivakell keeratakse võib-olla järgmisel sekundil teistpidi. Ja siis ei ole mitte teistpidi see, et ma olen surnud ja sina elad või vastupidi, vaid mina noh, nii-öelda järgmisena võin olla see, kes oled sina praegu ja me vahetame oma kohad või mis iganes, eks ju. Ja see on see, mis on noh, kuidas ma ütlen, see on niisugune usuleebus, mis annab neile mõlemile õiguse vaadata silmad ühel kõrgusel teineteise otsa ja teada seda, et kui Koraan ütleb, et korralik muslim on see, kes täidab neid ja neid korraldusi, neid käskusid ja üheks nendeks on alati endast nõrgemate abistamine ja nii-öelda siis sponsorlus või toetamine, siis on see meie mõistes midagi sellist, et see on ikka see sama asi, nagu meil tulid ristisõdijad tule ja mõõgaga ja siis pidid talupojad hakkama kirikule 10 maksma ja kõik see muu asi, eks ju. Sest keegi pole meile lahti seletanud, et kui sa oled tänulik kellelegi või millelegi, keda sa kiita või laita või tänada või tänumat olla oskad, siis noh, kuidas ma ütlen, see on nagu elekter. Sa ju ei näe teda. Aga kui teda ei ole, siis on sul telekas tumm ja külmutuskapp sulab üles, eks ju. Ja see on ilmselt see asi, mis eristabki meid islamiusulistest. Ma arvan, et seal on ka see vahe, vaata, et enamus inimesi vormivad oma arvamuse ükskõik mis teemas, kas siis religioon või see kultuur läbi selle vahenduse, mida see õukonna meedia sinu sõnu kasutades on siis nagu neile näidanud, et nii asjad käivad. Selline peab sinu arvamus olema, siis see on õige arvamus. Siis ma väga hindan alati neid inimesi, nendega nii põnev rääkida, kes on selles maailmas sees elanud, näinud seda köögi poolt ka, neid päris inimesi. Et kui see Mickey Hiir võtab selle maski sealt ära, peas siis seal alla mingi inimene, homme on seal mingi teine inimene, aga siis, kui ta selle bussi koju sõidab koos selle 30 ülejäänud filipiinlasega, et siis sealt hakkab see lugu tegelikult pihta, et see kõik ülejäänud on selline maskipall, et see on põnev, aga selle ühiskonnakriitika teemal, et ma jälle toon näiteks oma isa, sest tal käib seal Facebookis selline korralik komöödia,
et kui ikkagi vaata väga palju on ikkagi sa andsid praegu hinnanguid, paned tähele? Ja see oli hinnang, see oli minu isiklik hinnang, aga seal on nii, et miks ma räägin, ma võtsin ükskord seal sõna, sest seal räägitakse väga palju sellest, kuidas valitsus ja võim teeb mingeid asju halvasti ja peaks paremini tegema. Siis ma ütlesin, et kuule, vaata, et siin on nii palju täiskasvanud mehi, kes kogu aeg räägivad, ja siin on ka poliitikuid siin vestlustes, et saab ju teha mingisuguse partei või et pange seljad kokku, te ju teate, kuidas on parem ja minge lihtsalt hakake tegema. Ja kui on nii, et sa tead, et seda ei saa muuta, kui see on sinu uskumus, siis sellest rääkimine väga midagi juurde ei anna. Ja sinul on jälle see, et sa üks hetk läksid sinna poliitikasse, aga sa kuidagi taandusid väga kiiresti, et mis seal juhtus või kas sa mõistsid seal midagi, mida sa varem ei mõistnud või mis seal täpselt siis oli? Tead, see on nagu, see oli selles mõttes, nagu mõned ütlevad välgutapamus või selline laksakas ilma kummikindlata puudutatud juhtmest, eks ju. Et ma sain sellel hetkel niisuguse puraka umbes pooleaastase Riigikogus tööl olemise aja jooksul. Ma sain sellise puraka, et ma hakkasin iga päevaga järjest rohkem tundma nagu siirast huvi, inimlikust siirusest. Küsisin iseendalt, et kas ma tean Eestis mõnda, kas või üht ainust poliitikut, keda ma nagu pean tõesti selliseks, et nagu ütlen, et kui tema tõstab lipu ja ütleb, et nüüd, siis ma teen seda, mis on nagu kõigile teistele ka vajalik, eks ju. Aga ma ütlen sulle ausalt, ma tulin 2003. aastal selg ees Riigikogust ära, panin ukse enda taga kinni ja see põhjus oli see, et ma kogesin seal seda, et inimesed, kes suudavad midagi muuta või kes midagi tahavad muuta või kes on suutelised midagi muutma, ei trügi poliitikasse. Kas sa arvad, et läbi poliitika üldse saab midagi muuta? Kas ütleme juturaamatus ja sellises mängufilmis, et kas see on ilus mõte või kas seda, Eesti on ju väike riik tegelikult, et siin justkui see teekond sinna poliitikasse on justkui võimalik, sinna kraani juurde saada, aga kas läbi selle, sa justkui just ütlesid selle ära, aga sa arvad, et kui kõik tingimused on ideaalsed, kas seal saaks juhtuda midagi? Vaata, küsimus on täna selles, et on üks niisugune ilus, mitte minu välja mõeldud, aga kuskil kuuldud niisugune sentence või asi, et jalgpall on selles mõttes kummaline spordiala, et 70 kuni 80 000 ja veel rohkemgi inimest võtavad laenu ja müüvad auto või mootorratta maha, et saada mingile staadionile vaatama, kuidas miljonärid ühe palli pärast jooksevad. Et tegelikult on selles tundes, okei, räägime, et siin on mingi ühtsus ja ma elan oma maale ja rahvale kaasa. Aga ma ei tea, mina võib-olla vaataks jalgpalli täpselt selle pilguga, et aga vanad näidake nüüd siis päriselt ka, mille eest te palka saate. Ja kui ma vaatan seda jalka MM-i, mis praegu käib, mitte kogu aeg, ma ei ole isegi tõsine jalkavaataja, aga lihtsalt ma vaatan neid maid, mis on mulle sümpaatsed. Ja olen siis selle poolt, et nad saaksid endale väärika vastase, et see oleks ilus ja huvitav mäng, et ma ei ole kunagi kellegi poolt ega kellegi vastu, aga kui ma näen, et üks meeskond muutub mulle mängu jooksul sümpaatsemaks, siis ma olen valmis mitte pooli vahetama, aga elama mängule kaasa ikkagi jätkuvalt südamega ja vaatama, et mis siis saab, kui need vennad nüüd päriselt tulevadki põhu alt välja ja hakkavad laamendama, eks ju. Et need on need asjad. See on jälle roll või selle identiteet, aga kas sa pead ennast patrioodiks? Ma arvan, et jaa. Ma arvan, et mul on ennast lihtsam pidada patrioodiks, kui hakata otsima vabandusi või selgitusi, et miks ma ennast patrioodiks pidada ei tahaks või ei saaks või midagi seesugust. Et see patriotism ei seisne dressuuris olla riigile või võimule, parasjagu võimul olevale parteile kuulekas, vaid see patriotism on, seal on sõna juba sees, see patria, eks ju, et see on ikkagi, see on kuidagi see, et ma ei taha oma vanaisadele ja vanaisadele, ma ei taha oma minu eel käinud meestele
häbi teha või kurba meelt valmistada. Sest ma tunnen, et see liin on nagu saatmas mind nagu selja taga. Täpselt samamoodi nagu ka see kujuteldav liin minu lastest ja lastest, kes mul alles ees on, keda ma võib-olla kunagi ei kohta, nii nagu ma ei ole kunagi kohanud oma kaugeid esivanemaid. Aga ma olen see üks kett selles lülis ja ma ei taha olla see nõrgem lüli selles ketis, eks ju. Et ma tahan olla seda austust väärt, mida on pälvinud minu poolt need minu kauged eelvanemad. Mida iga nad siis teinud on või tegemata on jätnud, ehk et selles mõttes ma ju ei tea neist kuigi palju rohkem kui neid haudu, mida ma veel olen külastanud ja mida ma käingi külastamas, eks ju. Aga muud sellest kõigele eelnevast, ei tea me mitte midagi, sest et ühel hetkel kirjutati need mingisugused teadmised kirikuraamatutesse, siis kirjutati Sovhoosi külanõukogu raamatutesse, eks ju. Ja siis ühel hetkel tuli jälle mingisugune uus kord ja siis need kirikuraamatud digitaliseeriti, on see pudru ja kapsas. Ja see harjumus otsida kogu aeg oma mingisugust võimalikku niidikest kuskil aadli suguvõsades ja võimalikult mingite parunite, mingi sohilaste järglastena. Vaat see on see, mis mind ei puuduta, et ma selles mõttes, ma olen seda ennemgi välja öelnud, ma olen jube uhke, et ma olen selline põliseestlane, et minu soontes ei voola vähemasti teadaolevalt midagi muud. Kui sind kunagi enam ei ole, mis sul on nii värvikas ajalugu, juba praeguseni, sa oled 57. Ja. Sul on veel kindlasti hea tee minna ja põnevaid asju teha, aga kui sa peaksid täna vastama ja kui sa juba lahkunud siit oled, mis on see, kui sa saaksid seda valida, mis oleks see üks asi, mille pärast sa tahad, et sind mälestataks? Hannes Võrno oli. Ja siis 3 punkti. Jah. Kui sa saaksid seda valida, me ei saa seda valida, aga kui sa saaksid valida. Tead, ma olen kunagi mingisuguses väga väikeses lähedaste sõprade seltskonnas öelnud, et mul ei ole midagi teile pärandada, mingisuguseid varandusi ja rahasid ja mingisuguseid salalaekaid kuskil maa sisse peidetuna. Aga seda ma tahaksin küll. Ja see on see, et ma ei fantaseeri ja ma ei unista ja ma ei kirjelda iseendale ega teistele, millisena ma soovin näha oma matuseid või ärasaatmist. Ja tead, miks? Sellepärast, et siis nad ju teevadki nii nagu, nad ütlevad, ta ise tahtis niimoodi. Aga ma ei räägi sellest. Aga nad teavad väga hästi, et ma ju tegelikult näen, mida nad teevad. Ehk ma tahan näha, mida need inimesed siis arvavad, mida nad siis räägivad. Ma tahan seda pulli näha, kuidas nad arvasid, et mulle võiks meeldida. Sest siiamaani ma olen teid kõiki aidanud. Ma olen teile suhteliselt palju andnud ja teilt väga palju saanud. Et meil on nagu mingisugune selline elus olemise suhe on olemas. Aga nüüd ma nagu ei küsi mitte seda, et kuidas te mind tänate või kuidas te mind siis imetlete, kas orkester ja poistekoor tulevad või on see ikkagi nagu see kirik, on see teine kirik. Ma ei taha nendele asjadele mõelda, ma ei vali mingit puusärgi värvi ega lipsu nõel endale, eks ju. Vaid pigem ma tahan öelda, et aga näidake. Mulle meenub üks koomik, kes kunagi ütles hästi, ta küll pilkab religioonina edasi, aga tema see point oli ülihea, et see 10 käsku, et see on nagu liiga pikk, et ilge nämmutamine, selle pole üldse pointi. Selle saaks võtta väga lihtsalt kokku, et ära ole jobu ja proovi mitte kedagi ära tappa. Kõik. Et sama, et see, et mis sa tahaks sinust mäletaks, on ka see võib-olla teine pool oleks see, et mis sa tahad, et ei mäletaks, et Hannes ei olnud jobu, ta oli normaalne vend. Ja võib-olla sellest piisabki. Ei pea nagu detailidesse minema, on ju. Ta tegi seda, siis saavutas seda, siis sai nii mitu medalit seal, nii edasi. Aga vaata, samas on see, et ma ei tea, sa võid võtta ükskõik millise ajaloolise kuju, eks ju. Ja see, mida mina temast arvan, see ei puutu temasse ju üldse. Absoluutselt. Et see nii ongi, et selles mõttes, sa võid kohata inimesi, kes lihtsalt nagu põhimõtteliselt ei lasku isegi vestlusesse sellel teemal, et kas näiteks mõnel sellisel türannil, diktaatoril või sellise maailma ajaloo mingisugusel verisel riigi peal, kas tal üldse inimlikke ja häid omadusi ka oli, eks ju. Et need on nagu sellised arutelud, kus ma küsin, et aga mis asi see siis on? Mis suudab panna mingid 10 miljonit sakslased 30-ndatel käsi püsti Rooma tervituseks oma Führerit, eks ole, jumaldama ja seda Saksamaad nii-öelda siis nagu pidama maailma absoluutseks nabaks, eks. Ja siis läheb mingi 3-4 aastat mööda
ja siis need samad tüübid käivad nina maas, neil on kõik see, et kui keegi paneb lihtsalt kas või 2 näppu nina alla, siis neil on, nad juba solvuvad ja kõik see muu, eks. Et siin ei ole küsimus nagu selles türannis, vaid küsimus on selles, mida teeb üks rahvas, et endale türann luua. Ja see on see näide, mis on kõige parem, et öelda, sõbrakesed, ärge uskuge neid kuradi uusi parteilasi ja uusi poliitikuid, mina lähen, mina muudan. Sest igast tõsiselt võetavast ja võimekast vabadusvõitlejast tuleb järgmine türann. See on aja küsimus, mitte see kas, aga millal. Just. Me vist satume kohe mingisuguse võistluse keskele. Aga me lähme vist... Aga las lapsed jooksevad, ega see on ju... Kuidas me saame keelata poistel jooksmist? See on see päris elu. Ja. See on selle formaadi võib-olla et lemmikosa, kus see elu, päris elu sõidub sisse. Kuigi arvestades tänast maailma tuleb varsti postkasti kiri, et kuule, et sa ei küsinud mu lapse käest seda, et kas ta tahab sinu videos olla. Jah. Kas... Aga siis on see sama küsimus, vaata, see on jälle selline, kuidas ma ütlen, selline moodsa aja haigus. Ehk et kui mina kõnnin ringi telefon käes, nii et kaamera võib jätta mulje, et ma pildistan kedagi. Ja keegi läheb selle peale täiesti endast välja, umbes, et kurat, mida sa siin pildistad või filmid. Siis siis üldiselt sellise lojusega ei ole mõtet vaielda. Sest aus vastus on see, mida ma sisemas tunnen, ja see on see, et kuule, et võta siis kruvikeeraja või relakas kätte ja hakka linnas kaameraid maha lõikama. Nagu päriselt. Sa oled kogu aeg sa oled kogu aeg koonupidi kuskil mingisuguses masinas, mingid asjad mõõdavad su silmasarv kestast kuni näpujäljeni, kõike kogu aeg. Ja siis sa näed kohvikus mingit inimest, kes kogemata pildistades oma laual olevat, ma ei tea, kohvitassi, jääb sinna kaadrisse uduselt ka sinu alaealine laps ja siis sa kaebad mu selle eest kohtusse. Kohviku lagi on kuradi kaameraid täis, eks ju. Et jah, see on kummaline. Mina olen mõtisknud selle teema üle ja see on tegelikult, see pole üldse vahet, kas on see, et sa lähed õiendama kellegiga, et kas, mis ta sotsiaalmeedias ütles või et miks sa kedagi filmid või ükskõik mingi muu asi, mingi jaburus, mis üldse ei puutu tegelikult sinusse, on see, et inimene tõenäoliselt ei ole leidnud oma seda why'd või miks ta midagi teeb, mis ta päriselt tahab teha ja ta tegeleb lihtsalt mingi jaburusega, ükskõik mis vormi see võtab. Et see on nii veider, ma mõtlen oma igapäeva tegevuste üle, mis ma kogu aeg teen. Ma olen jõudnud enam-vähem sellisesse kohta, kus kõik asjad, mis ma teen, on ainult need asjad, mida ma tahan teha ja juba puht füüsiliselt mul ei jäägi aega üle tegeleda mingisuguse, anna andeks pasaga. Sellepärast, et kui ma peaksin seda tegema, see tähendab, et ma peaksin kuskilt mujalt seda aega ära võtma, et ma veedan vähem aega siis lastega, et ma saaks kellelegi öelda kuskil internetist on jobu. Ja mis sa arvad, mis siis see mees mõtleb? Läheb peegli ette, ütleb, kurat, Martin, sa oled jobu ja nüüd su elu muutub, sa nüüd muutub mitte midagi. Kui mina sõidan autoga ja karjun roolis, et keegi muneb mulle ees piltlikult öeldes on ja siis tema elus ei muutu midagi. Mina lähen närvi, mina kulutan oma seda eluküünalt ja mitte midagi muud seal ei juhtugi. Et kahjuks on see, et ma arvan, et nii kaua, kuni me ei ole leidnud seda oma teed ja aru saada, mis me päriselt tahame teha ja sinna poole liikuda, siis me tegeleme mingi jaburustega. Ja samas on see ka ju, eks ju, et võitluses selle nähtusega, mida sa praegu kirjeldad, et kõik tahavad tegeleda väga tähtsate asjadega, siis on tulemuseks see, et sa lähed oma parimate sõpradega tähistama valitud kuupäeval mingisugust olulist sündmust, ükskõik kas nende või sinu peres või midagi seesugust. Ja siis sa näed, et järelikult see sündmus ei ole piisavalt tähtis. Järelikult minu siinolek ei ole piisavalt kaalukas. Järelikult see aeg, kus me oleme, on vale või valesti kokku lepitud või vales paigas, midagi on valesti, sest need inimesed istuvad telefonis. Ühesõnaga, nad tegelevad seal teiste sõpradega. Ja siis ma küsin, et kurat, et kas need ei saanud tulla, et mind on kutsutud sellepärast siia või milles asi on, eks ju. Ja see on see asi, millest tekibki see, mida sina just ütlesid, ma ei heida seda sulle ette, aga see sama asi, et umbes, mina selle pasaga ei tegele, et ma tegelen mingi teise pasaga. Ja nii see ongi. Kas sa oled õnnelik täna?
ei ole. Ei ole? Ja ma arvan, et ma ei ole vist näinud kunagi eluses ühtegi intervjuud, kus keegi ütleks, et ma olen õnnetu. Et inimesed ikkagi tahavad ju kuidagi vähemalt teistele õnnelikud näida. Kuidas sa defineerid seda enda jaoks? Meil on ju, me hindame erinevaid asju, mis meile heaolu tekitavad nii edasi. On küll mingid baasasjad, aga mis see sinu enda jaoks, kus sa ütled, vot, nüüd ma olen selles kohas või teen seda asja? Ma olen praegu hetkel näiteks väga õnnelik, et sa kutsusid mind siia kõnelema ja kõndima. Siis järelikult meil on üksteisele midagi jagada või midagi seesugust, et ma ei mõtle sellele kaamerale või selle ekraanide taga olevatele inimestele, kui palju neid on või mida nad sellest kõigest arvavad. Mulle läheb korda see, et sa tulid täna siia nagu minagi ja siis me olime kokku leppinud, et me kõneleme ja räägime. Järelikult mul on võib-olla midagi sellist, mis sind huvitab või miks sa mind üldse kutsusid siia, eks ju. Ja see teeb mind õnnelikuks, et järelikult ma olen nagu vajalik või kuidagi, et mul on midagi öelda, mis seda inimest võib huvitada. Võib-olla sa oled nagu ajakirjanik, eks ju, et küsid asju, mida toimetus käsib ja siis tegelikult teed loo valmis ja paned sinna need üksikud sellised õrnad jupikesed lausetena vahel, et veenda, et me tegime pika intervjuu, tegelikult on ta jobu, eks ju. Et see kõik on selline manipulatsioon või manipuleeritav. Ja ma ütlen, et ma olen õnnelik küll, jah, sest et mul ei ole võlgasid, laenusid, liisinguid. Et ma selles mõttes täna ikkagi ei ole kohustatud vastu tahtmist hommikul ärkama ja tööle minema. Mul ei ole sellist nui neljaks kogu aeg piitsana turjal laksuvat pangalaenu, et ma pean kuu lõpuks, ma ei tea, jätma ära lastega mingisugused üritused, jätma mingisugused asjad toidulaualt kõrvale lihtsalt selleks, et maksta pangale maja eest, mis tundus mulle, et sellel on vabaduse mekk. See on see, mis nagu eestlastega või kogu meie rahvaga tegelikult mõnes mõttes ju juhtuski pärast seda Nõukogude Liidu kokkukukkumist. Et me tahtsime väga kiiresti ja ka põhjusega, sest meil oli see kõik juba kunagi olnud. Ilusaid kodusid, hoolitsetud maja ümbruseid, viljast lokkavaid põlde, hoolitsetud viljapuaedasid, rõõmsaid inimesi, traditsioone, tavasid, kõike seda. Meil oli see kõik olemas. Siis tulid mingid pärdikud, keerasid selle kõik perse, poole sajandi jooksul, eks ju. Ja siis tuli see mõte, et kuule, aga kuulge, tead see, mis kunagi oli meie vanaisadel, see oli ikka äge värk, teeme selle korda. Aga siis tulid järgmised tegelased, kes ütlesid, kuulge, aga te tahate ju kohe, eks ju. Aga raha ei ole, on ju. Aga me võime anda. Ja siis kõik mõtlesid, jess, see ongi vabadus, kui mul on kuskil põllu peal küprokist maja, selle ümber elupuekk ja batuut ka veel, eks ju, siis on vabadus ja õnn. Aga tegelikult see laps ei taha seal hüppata, sest isa ei saa taga õue tulla koos hüppama, kuna isa on väsinud päeva tööst, et maksta selle maja eest iga kuu mingisugust laenu ära, eks ole. Et see on see, mille puhul ma saan öelda, et iga inimene valib ise oma tee, aga ma olen kuidagi selles mõttes õnnelik, et mul on tasakaal, et ma tean, et ma ei ole finantsilises mõttes kuigi andekas, et muidu ma oleks võinud olla juba, ma ei tea, telekarjääri ajal midagi palju rohkem investeerida või sellest kõigest rohkem kasu või välist mis iganes heaolu ja luksust luua. Aga mul olid oluliselt teised asjad, et ma ei osanud nendeks asjadeks säästa, milleks oleks võib-olla pidanud. Aga täna tagantjärgi mõeldes olen ma selle üle väga õnnelik, et ma mitte midagi sellist ei teinud, mida ma nii-öelda oleksin võinud või pidanud tegema. Sest ma ei kahtle, et see meie jõuk siin Toompeal varsti võtab vastu otsuse, et poliitik ei tohi valetada, mistõttu ta ütleb, et jah, me teeme kõik selleks, et kaotada automaks. On ju? Sa oled seda väga palju kuulnud. Ma arvan, et kevadised valimised saavad olema selle lipukirja all, et me kaotame ära automaksu. Aga lause teine pool on see, sest me kehtestame varamaksu ja auto kuulub garaaži juurde. Punkt. Eestlasi on vähe eestlaseks olemise maks. Tahad olla eestlane, maksa maksu. Muidu sa oled putinoid, kui sa ei maksa. Oleme selline peaaegu, ma arvan, tunnikene rääkinud. Meil on... Tund veel. Ja vahepeal juhtus väike apsakas, läks korraks kinni, panin kohe uuesti käima. Nii et ma eeldan, et umbes oleme tunnikese rääkinud võib-olla natuke peale. Aga võib-olla tõmbakski selle kogu asja natuke kokku ja küsiks veel, mille üle sa mõtiskled täna kõige rohkem?
sa mõtled üldse praeguses elus oma tänases praeguses vanuses. oma eluetapis jah, igapäevaselt, kui sul on aega selles mõttes, kui sa lihtsalt oled, mille üle sa mõtiskled, mis on need teemad, mille üle sa mõtiskled? Mõtisklen tegelikult küllaltki sageli selle üle, et kes ma siis järgmiseks tahaksin olla, mida ma tahaksin teha. Et ma ei tea veel, mis see on, muidu ma ütleks, et ma tahaks olla, eks ju, või teha seda, aga ma ei tea praegu, et lasta selles mõttes olla mulle endale ka üllatuseks, mis siit kõik tulla võib. Aga see, millele ma täna mõtlen, on see, et ma tahaksin inimestele öelda midagi toredat, midagi head. Ja see on see, mida ma olen omal nahal kogenud. See täielikult töötab. Ja see on see, et ma sain siin maikuus 57 aastat vanaks ja siis ma otsustasin, et okei, 57 aastat, pikk aeg, ilusad aastad, põnevaid saatuslikke mingisuguseid käike on olnud elus, igasuguseid põnevaid seiklusi, väga toredaid mingisuguseid läbielamisi, tunnustamist ja hukkamõistu, kõike mida vaid. Et nüüd on paras hetk lugeda see elu lõppenuks. Ehk ma jätkan, aga mul siit maalt algab uus elu. Mõistad? Ehk et ma nii-öelda keerasin Spidoka uuesti nulli tagasi, nagu keritakse neid Saksamaalt toodud autode kuradi läbisõite, eks. Et ma keerasin 57 juures, keerasin oma Spidoka tagasi nulli ja ma praegu elan teadmises, et mul ei ole midagi üleloomulikult pikka selja taga ega midagi katastroofiliselt lühidat või mingi pikkusega asja ees, eks ju. Et ma elan nüüd seda mitte järele jäänud, vaid uut elu. Ja see on minu meelest väga tore asi, et ma arvan, see võtab väga paljudel inimestel maha mingi tahtmise ennast kuidagi keemiliselt või noaga noorendada, eks ju, et ma nagu näen, et see on lihtsalt, arvesta, see on sinu uus elu ja see on sinu võimalus olla see, kes sa oled niisugusel moel sellest päevast alates, eks. Ma arvan, et see on eluterve mõtlemine. Ehk sa hoiad oma need valikud avatuna. Jah, just. Lähtud tundest. Jah, täpselt, et see on nagu, vaata, see on koera tunne, mida inimesed üritavad seletada. Nii nagu nad üritavad öelda, et koer mõtleb nii nagu tema ja siis nad panevad koertele, kassidele ja muudele loomadele pähe nii-öelda inimese kujutlust selle elusolendi mõtteviisist, eks ju. Ja minu arust nagu selle kõige paremaks tõestuseks või selle ümberlükkamiseks ei ole mitte midagi muud kui see, et inimesed armastavad öelda, et issand, see mees või see naine, see on truu nagu koer. Aga oot, lase koer õue, ta kepib iga vastutulijat, nii kui ta kodust põgeneb. Mida sa truudu seal silmas pead? Ja see oli hea analoog. Hannes, äärmiselt hea meel oli täna sinu kohtuda. Sa olid väga lugupidav, kui ma sulle kirjutasin ja mul on miskipärast tunne, et sa oled kõikide inimestega niimoodi, et sa ei vali inimestega suhtluse stiili, staatuse või mingisuguse muu näita järgi, mis iganes, kes iganes inimene ei oleks ja sa tundud väga ehe inimene, nii et aitäh sulle selle eest. Aitäh sulle, oli tore kutse ja vaata, kui palju me samme tegime, enne. Sul loeb ka, jah? Ja. Ikka. Kuidagi peab ju pärast mõtlema, et näed, tänane päev läks. Ma käisin täna nii palju samme, aga... Mitu samme sa tegid? Mina küll tegin.